Arvamusfestival 2013. Tere Eestimaa. 16. ja 17. augustil Eesti südames Paides. Tere päevast, et alustame siis teist arutelu Kagulaval ja teemaks on hetkel, kas vaid erakasumit taotlev ettevõtlus on hääbuv nähtus. Ja meie arutelus osalevad arutelu juhina Kadi-Ingrid Lilles. Tere! Keit Fomočkin, Andrei Korobeinik, Priit Mikkelsaar ja Tõnu Runnel. Ühesõnaga, teravat keelt ja meelt teile. Nii, aitäh selle toreda sissejuhatuse eest. Hea meelega alustaksin meie tänast küll veidi tuuliste jahedatega, loodetavasti peagi juba pisut kuumemaks minevat arutelu. Meie teema raamide võib-olla siis veidi määratlemise ja defineerimisega. Et loodetavasti teist paljud on küll kodulehelt, Arvamusfestivali kodulehelt siis lugenud, mida tänane teema endas sisaldab, mis meil tutvustuseks oli öeldud, aga ma hea meelega jagaksin seda teiega korra veel, et visata juba mõned küsimused õhku, mille peale te siis mõtlema saaksite hakata, sest ma hea meelega küsiks kindlasti arutelu käigus ka teie arvamust. Et siis maailmas, kus eksisteerib sotsiaalne ettevõtlus, tekib paratamatult küsimus traditsioonilise ettevõtluse väärtuse ja vajalikkuse kohta. Miks on vaja ettevõtteid, mille põhieesmärgiks on enamasti vaid kasumi teenimine, kui võiks teenida küll kasumit, kuid lahendada samal ajal ka efektiivselt mõnd ühiskondlikku probleemi. Ja püstitasime siis sellise natukene agiteeriva teesi, et kas tulevikus ongi kõik ettevõtted sotsiaalsed ettevõtted. Ja kuidas siis täpsemalt ettevõtlust meie täna siin jaganud oleme ja jagama hakkame, et piltlikult öeldes siis oleme jaganud selle 5, et ühes äärmuses siis traditsiooniline ettevõtlus ja teises äärmuses traditsiooniline MTÜ. Ja traditsioonilisele ettevõtlusele siis nii-öelda järjest sotsiaalsemaks minevana järgneb traditsiooniline ettevõtlus segatuna väikese heategevusega, mis ei ole siis kuidagi strateegiliselt planeeritud, vaid juhtub siis, kui parasjagu juhtub. Sellele järgneb siis rohkem ja põhjalikumalt planeeritult sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtlus. Sellele omakorda sotsiaalne ettevõtlus, mis siis on põhikirjaliselt määratletud ühiskondlikult kasuliku eesmärgiga organisatsioon, mis siis teenib ettevõtlustulu selleks, et seda ühiskondlikku probleemi lahendada ja traditsiooniline MTÜ. Hea meelega annaksin nüüd sõna meie tänastele panelistidele, kes siis natukene räägiksid juba lähemalt, kes nad on ja kuhu nemad siis selles võib-olla 5. raamistikus enda tänaste tegemistega paiknevad. Et Andrei Korobeinik, palun, hakkame sinust pihta. Ja, tervist! Et mina olen kindlasti selline täiesti tavaline kapitalist ja olen mitu firmat loonud, mitu maha müünud ja ostnud ja tahan alustada võib-olla sellest, et ka tavaline ettevõte on üsna sotsiaalne. Et kui ettevõte ei lahenda ühtegi ühiskonna probleemi, siis tavaliselt see ei saagi eksisteerida, sellepärast inimesed on valmis raha maksma ainult mingisuguse probleemi lahendamise eest, et kui sa midagi ei lahenda, siis keegi sulle raha ei anna ja see ettevõte lihtsalt ei püsi kaua. Ja teine aspekt on muidugi see, et iga firma maksab teatud raha riigikassasse maksude näol, mis jällegi täidavad teatud sotsiaalseid rolle. Et selles mõttes päris väita, et kui firma teenib kasumit, siis tal on raske olla sotsiaalne ettevõte, kindlasti ei saa. Ja ütleme selline Eesti mõistes sotsiaalne ettevõte ja Ameerika või Euroopa mõistes sotsiaalne ettevõte on ka natuke erinevad asjad, et meil on see piir rohkem sinna MTÜ-de poole. Ameerikas või Euroopas võid sa rahulikult kasumit teenida, isegi olla börsil noteeritud, aga kui sa lahendad mingisugust ühiskonna probleemi, kui sa muudad ühiskonda paremaks, siis sinu firmat võibki nimetada sotsiaalettevõtteks. Meil Eestis on see natuke rangem võib-olla. Aitäh, Priit Mikkelsaar. Ja tere, et
mina olen ka kokku puutunud niisuguse sotsiaalsema valdkonnaga läbi Heateo sihtasutuse ja uuskasutuskeskuse ja siis ka nagu ettevõtluse poolega, ökovaldkonnas, nii biomarketi poodide kui ka Lamu jäätise valdkonnas, et mis on mingis mõttes need mõlemad valdkonnad on, seal on niisugune sotsiaalne dimensioon selles mõttes või nagu niisugune vähemalt meie enda tegijate jaoks niisugune laiem iva või idu, miks me seda asja teeme, aga teisest küljest ma olen ise ka, kui nüüd küsimuse püstitus on see, et kas niisugune puhas kasumitaotlus on nagu halb, et mina pigem olen üha enam ja enam nagu niisuguseks suureks kasumifänniks on selles mõttes, et kas või uuskasutuskeskusega meil on hästi selge näide sellest, kui me tegime, ma ei mäleta, 10 aastat tagasi võib-olla, siis ta 3. või 4. aastal läks pankrotti, ja puhtalt sellepärast, et me ei osanud seda ja ei saanud selle majandamisega hakkama ja nüüd ta on nagu uuesti jalule tõusnud, on kasumlikum ja kindlasti teeb ka oma sellist ühiskondlikku, ta on ikkagi MTÜ endiselt ja ta teenib raha ja paneb raha keskkonnaharidusse ühiskonda tagasi, et selles mõttes ma arvan, et niisugune kasum ja ideaaljuhul võiks olla ettevõtte minu arvates hästi kasumlik ja ka hästi suure ühiskondliku mõjuga, et nagu kindlasti ei tohiks vastanduda, küll on, kindlasti on ka ettevõtteid, kes seda vähem teevad või nagu, kes seavad võib-olla kasumi, justkui kasumi nimel on valmis ohverdama midagi või petma inimesi, et see, ma arvan, seda tüüpi nii-öelda röövkapitalism on võib-olla see, mis ei ole päris õige. Aitäh, et esimesed 2 esinejat on juba tõstnud väga häid küsimusi, mida me kindlasti täna arutame, et ma arvan, et häid küsimusi tuleb siit veel juurde. Tõnu Runnel, palun. Minu taust on, ma olen ettevõtja, disainer, juba kooliajast alates olnud ettevõtluses ise seda teadmata, et igasugune kategoriseerimine, ettevõtlus, sotsiaalsus, need on sellised sildid, mis sisu juures väga palju rolli ei oma, et kui nüüd püstitati tänaseks selline skaala, et traditsiooniline ettevõte on ühes skaala otsas kui midagi hirmuäratavat ja teisel pool oli kuidas? Traditsiooniline MTÜ, mis saab oma raha annetustest, et siis igal asjal neist on oma eesmärk ja nad tõmbavad erinevaid inimesi, et ma arvan, et ma ei teagi neid traditsioonilisi ettevõtteid oma ringkonnast, kes natukene ei klapiks selle idüllilise teesiga sotsiaalsusest, et me kõik oleme tööandjad, meil on kasum pigem selliseks lakmustestiks, et kas me oleme jätkusuutlikud, rahaga on lihtne jätkusuutlikkust arvestada ja me ei tee oma tööd sellepärast, et saada ilgelt palju pappi, vaid sellepärast, et meile meeldib see, et me ei mõtle igapäevaselt kasumist, me ei mõtle igapäevaselt sotsiaalsest tagasipanustamisest. See juhtub iga päev iseenesest. Aitäh, Keit Vootškin. Ja, tere kõigile. Mina esindan siin paneelis vist kõige puhtamalt sotsiaalset ettevõtlust ja sotsiaalsete ettevõtjate maailma. Ja ma repliigi korras ütlen, ma ise ei usu sellesse, et asjad juhtuvad iseenesest kindlasti ei juhtu ja ei juhtu ka traditsioonilises ettevõtluses. Et Eestis sotsiaalse ettevõtluse valdkond on suhteliselt noor, väga huvitav. Ma olen absoluutselt veendunud, et see on Eestis valdkond ettevõtlusvormina, mida tuleb väga tugevalt arendada, sest see on lihtsalt ühiskonnale väga kasulik ja sama kasulik ja vajalik valdkond selles skaalal, mida sina, Kadi, välja panid, on vastutustundlik ettevõtlus. Et minu meelest kui küsida, et milliseid need ettevõtluse valdkondi või suundi Eesti ühiskonnas maksimeerida, millele luua arenguks head arenguruumi, siis need on valdkonnad sotsiaalne ettevõtlus ja vastutustundlikeks jätkusuutlik ettevõtlus. Ja ma ei arva muidugi ka seda, et traditsiooniline ettevõtlus ongi röövkapitalism. Seda enam, et traditsioonilised ettevõtted tänapäeva ühiskonnas ei püsi elujõulisena pikalt, kui nad ei arvesta selle majandusruumi ja keskkonnaga, kus nad tegutsevad, ega investeeri sellesse tagasi. Ei investeeri inimestesse, keskkonda, majandusse, vaid tegelevad ainult kasumi maksimeerimisega, et sel juhul need ettevõtted ei ole pikaajalises perspektiivses jätkusuutlikud.
Minu meelest on iseregulatsioon maailmas alati kõige rohkem kasu toonud, et inimesed kipuvad hääletama jalgadega ja kui keegi on vastutustundetu, siis hääletatakse jalgadega tema vastu ja tema äri vajub. Ja hullematel juhtudel lähevad need inimesed kongi, et milleks seda kuidagi, milleks seda vastandumist niimoodi surve korras teha, et tõesti, ma ei suuda enda lähiümbrusest leida neid, kes on vastutustundetud traditsioonilised ettevõtjad. Tõstke käed püsti, kes need on? Jah, et kas keegi oskab kohe öelda, et võib-olla me oleme nagu väga mustadest toonidest tõesti maalinud pildi traditsioonilisest ettevõtjast, aga võib-olla siin kohal olekski hea hakata kinni küsimusest, mille Andrei sina püstitasid, et mis üldse tegelikult on ühiskondlikud probleemid, sest kõik probleemid, mida ettevõtjad lahendavad, ei ole ju ühiskondlikud probleemid. Ma tahan võib-olla juurde lisada seda, et sinu firmas on alati ju inimesed tööle ja kui sa tegeledki ainult kasvõi maksimeerimisega ja anna ühiskonna midagi tagasi, siis inimestele see ju ei meeldi, nad lihtsalt lähevad ära ja see firma ei ole jätkusuutlik. Mida aega edasi, seda suuremaks kapitaliks on tegelikult inimesed ja iga firma siis võitleb parimate ajude eest siis teistega ja kui sa teed midagi head, siis sinu töötajale see meeldib lihtsalt ja see on selline konkurentsieelis sinu jaoks tööjõuturul. Aga nimeta kas või ühte firmat, mis ei lahenda ühtegi probleemi ja on ikkagi edukas. On sellised firmad sinu arvates? Ma mõtlen, et ma nagu ühelt poolt ise ka mõtlen nagu kaasa, et ja mina olen ka nõus, et kui ma vaatan oma tutvusringkonda, võiks öelda, et ma olen palju inimesi, kes teevad rõõmuga seda asja, mis nad teevad, eks ettevõttel, olles tööjõuturul ja me konkureerime tööjõuturul, et kui sa teed asju, mis, et sa ei tõmba oma talenti või ei suuda inimesi kinni hoida, et keegi ei taha töötada firmas, mis teeb nagu, ma ei tea, ühiskonnale või loodusele väga palju halba, et see kõik, ühest küljest minu arvates see pilt ongi siuke, et asjad võib-olla ongi korras, eks, ja ei olegi halbu ettevõtjad, teisest küljest, kui ma nüüd ise, valdkond, mis ma vaatan näiteks siuksest nagu nagu toidutootmise valdkonnast, et mingi nurga alt mina võiks küll öelda, et ikkagi kui me vaatame tavatoitu, ma nüüd ei taha mingit sükest reklaami teha, eks, aga kui me keskmiselt ütleme, et poed on täis toitu, mida me tegelikult ise oma köögis ei teeks. Et kui meil oleks valida, siis et see ei ole päris niimoodi, et laseme asjadel minna, et kuna need suured ettevõtted, et kindlasti nad saavad, et ükski inimene sinna tööle ei lähe, eks ükski inimene ei taha kemikaalidega kuskil töötada, et tööjõuturg reguleerib selle, et küll tarbija jätab ostmata selle asja, eks, et tegelikkuses see oleks tore ja ma usun, et turgki ühel hetkel reguleerib seda, aga ta mingi nurga alt võiks ikkagi öelda, et see, kus see täna tasakaal on, eks, et ütleme kasvõi see ökotoode, võib-olla 1% turust kuskil edukates riikides on 7, 8, 10, et seal on kuskil ikkagi mingisugune inerts. Ütleme, täna, kui me vaatame kas või, kes teeb reklaami, tehakse reklaami asjadele, mida võib-olla ise hea meelega ei soovitaks süüa, eks, ja seal on raha, mis kapital ikkagi tahab ennast taastoota, et keegi ühel hetkel on väga vähe, ma ei tea, McDonaldsi või Coca-Cola aktsionär, kes ütlevad, kuule, paneme selle poe kinni, et see tuli välja, et see ei ole kasulik, eks, et selles mõttes ikkagi kapitali minu arvates on inerts ja on võim seda asja üleval hoida, et ta päris siukene osa minu arvates ei ole. Kuidas mõjutada, kuidas käib mõjutamine, et turg on ise reguleeriv mehhanism, mõjutagem turgu, et tõstkem tarbijate teadlikkust, harigem inimesi, see on see pool, millega tasub rohkem tegeleda kui järskude meetmetega teisel pool. Et mulle tundub, et haridus on enamuste maailma probleemide üks allikas ja lahendus ühtaegu. Et tundub, et me hakkame jõudma vist selle mõtteni, et eks kõik ettevõtted üritavad lahendada mingisuguseid, ütleme siis, nimetagem neid siis kõik ühiskondlikeks probleemideks, mõned lihtsalt edukamad kui teised. Mina nimetaks neid vajadusteks, mida on ühiskonnas ühel või teisel moel või ühele või teisele organisatsiooni inimesel tarvis, et ma ei nimetaks neid ühiskondlikeks probleemideks, sest me muidu ajame natuke mõned asjad siin sassi. Et ma ei ole küll seda meelt, et iga ettevõtja on kuidagi sotsiaalne oma olemuselt, et vastutustundlik ettevõtlus ja traditsiooniline ettevõtlus oma olemuselt on ikkagi üsna erinevad või vähemalt mis puudutab üleüldist juhtimisprotsessi, suhtumist sellesse keskkonda, kus tegutsetakse majandusruumi ja inimestesse,
ja kui sellele küsimusele, mis on vastutustundlik ja kuidas me selleni jõuame, ei tegeleda strateegiliselt ülevalt alla, nii vertikaalis kui horisontaalis, siis ma arvan, et see traditsiooniline ettevõtja ei jõua ka sinnani, et olla nagu jätkusuutlik pikaajalises perspektiivis ja olla ka vastutustundlik. Et ma usun, et selline vastutustundliku ettevõtluse valdkonna arendamine Eestis on igatpidi kasulik nii neile, kes juba on vastutustundlikud, kui ka neile, kes ei mõtle võib-olla traditsiooniliste ettevõtjatena sellele ja kõige rohkem on sellest ilmselt kasu ka ühiskonnale tervikuna. Kuidas meie teised 3 panelisti leiavad, et kas võib öelda, et üks neist 5 ettevõtlus- või ühiskondlike probleemide lahendamise viisist on mõjusam kui teised? Et ma saan aru, et Keit toetab siin praegu, et sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtlus justkui võiks olla neist üks kõige mõjusamaid. Et kuidas teistele tundub, et kas saaks teha mingit eristust ja miks? No ma arvan, et kui me räägime Eesti sellisest definitsioonist, siis meil on tõepoolest sotsiaalne ettevõte on selline MTÜ, kes raha ei teeni, ükskõik mis põhjustel, siis mujal maailmas on erinevad näiteid, näiteks võtame Aafrika mikrolaenudufirmasid, mõned neist on noteeritud ka näiteks Londoni börsil, alternatiivbörsil küll. Nemad muudavad ühiskonda, et kui meil on Eestis probleemiks SMS-laenud näiteks, siis Aafrika külade elu on tegelikult päris palju muutunud tänu sellele, et inimestel tekkis võimalus teiselt raha soodsalt laenata. Ja need firmad tegelikult muudavad maailma paremaks. Väide, et nad selle juures ei pea kasumit teenima, ma arvan, et kui nad seda ei teeks, siis nad lihtsalt ei jääks ellu. Et kui kui sul on ettevõtte, mis on ülisotsiaalne, aga mis kaotab iga aastaga raha, siis selge see, et aasta või 2 pärast on see lihtsalt kinni. Sa võid, ma ei tea, kui sa jalgpalli mängid, siis sa võid endale ka igasugused põnevad eesmärki püstitada. Näiteks selle asemel, et väravat lüüa ja mängu võita, sa võid näiteks otsustada, et ma tahan võimalikult rohkem läbi joosta selle mängu käigus. Saada seda eesmärki, ilmselt mängule see väga head mõju ei avalda. Täpselt samamoodi, kui sa üldse täielikult unustad sellest, et sa tahad ka, et sinu ettevõtte oleks jätkusuutlik, siis see lihtsalt läheb üks päev kinni, sa pead mingisugust raha teenima, ma arvan. Mida aeg edasi, mida aasta edasi, seda rohkem mul on selline siseveendumus, et igasugused toetusmehhanismid on üldreeglina, mitte absoluudina, aga üldreeglina kurjast. Et asutused, mis jagavad raha, tõmbavad ligi selliseid projektimajanduse jõletisi, kes puugina istuvad sinna vahele, tundes seda bürokraatiat, seda protsessi, imevad ennast paksuks, lõpuks see, mille jaoks see õilis raha jagamine tehti, saab sellest mingisuguse väikse protsendi ja kogu see meede on farss, et ka siinkohal selline näited, mida me just kuulsime, et selline lakmustest, kasumi teenimine või teenuste turu kaudu reguleerimine on tulusam. Ma saan aru, MTÜ-de toetamine, see ei ole niimoodi, et me peaks selle ära lõpetama ja kuidagi teise alternatiivi leidma, aga ma arvan, et alustada tuleks traditsiooniliste ettevõtete toetamise lõpetamisest. EAS kinni panna, need targad inimesed sealt saata korralikele ametitele ja lõpetada see farss, kus jagatakse raha selle eest, et sa oled võimeline kirjutama 500 leheküljelisi väärtdokumente, millel ei ole tegelikku sisu. Et raha jagamine liigutada ja jätta ainult MTÜ-de poolele, mis on alati ikkagi selline väike nurgakene ühiskondlike probleemide lahendamisest. Paraku raha valitseb seda maailma. Jah, selle viimasega ma olen täiesti nõus, aga muidugi see päris nii mustvalge ei ole, et kindlasti juhul, kui sa saadki suurema osa oma eelarvest mingisugust riigi toetusest,
ja siis väidad, et sa oled ülisotsiaalne ettevõte, no minu arust see on lihtsalt naljakas, et samas kui EAS-ist korraks rääkida, siis kui sa seda kinni paned, siis see raha lihtsalt läheb mujale, see ei ole paraku meie maksumaksja raha, vaid on kuskilt mujalt tulnud. See on meie maksumaksja raha, need maksumaksjate nimed on natuke erinevad ja nad elavad teises liikides, aga ma arvan, et peaks olema vastutustundlikud. Et võib-olla ettevõtjate toetusmeetmed vast jäävad mõne teise debati jaoks, aga ma hea meelega küsiksin Keit sinult, kui ütleme siis tänaselt sotsiaalse ettevõtluse esindajalt, et võib-olla sa võiksid enda tegemiste põhjal rääkida, et milline siis on ühe Eesti sotsiaalse ettevõtte finantsmudel, et kui suur osa siis tegelikult on see omatulu teenimine, kas ja kui suur osa on riigi rahastusel või projekti rahastusel, sest natukene mind jäi hetkel kriipima see mõte, et sotsiaalne ettevõte tegelikult ju ei teeni kasumit või nagu justkui ei peaks teenima. Ja siin, aitäh, hea suund arutelule, et siin ongi hästi palju, ma ütleks, erinevaid arusaamu, mis üleüldse on sotsiaalne ettevõtlus, et mina seda enda jaoks lihtsalt praegu puusalt defineerides ütlen nii, et see on mingit sorti ühiskonnas olulise väljakutse või probleemi lahendamine läbi ettevõtluse vormi. Et minu jaoks ei ole vahet, kas on sotsiaalne ettevõte või on traditsiooniline ettevõte, vastutustundlik ettevõte, neid kõiki ühendab see, et nad tegelevad ettevõtlusega. Ehk siis omatulu teenimisega, tegelikult nagu kasumi teenimisega. Vahe on selles, et sotsiaalne ettevõte väga selgelt on eesmärgistanud, tema eesmärk on ühiskondliku väärtuse loomine, mingi olulise probleemi lahendamine ühiskonnas, sellepärast ta tegeleb selle ettevõtlusega. Ja kasumit sotsiaalse ettevõtjana, me ei nimeta seda otseselt kasumiks, me nimetame tuluks, mis ei lihtsalt öeldes kujundlikult ei suunata omanikele taskutesse, vaid suunatakse ühiskonda tagasi selle tulu ja eesmärgi maksimeerimiseks. Et Eesti sotsiaalse ettevõtluse olukord on üsna veel pikal teel sinna toreda ideaali poole. Et esiteks ettevõtteid, kes defineerivad ennast sotsiaalse ettevõttena, on praegu sotsiaalsete ettevõtete võrgustikus 24, seda on väga väike osa. Need ettevõtted valdavalt tegelevad sotsiaalküsimuste, keskkonna ja mingil määral ka tervise teemaga, nagu terve Eesti, eks see ettevõte, mida mina esindan. Väljakutseid on palju alates juriidikast, mis on ka põhjus, miks Eestis tegutsevad sotsiaalsed ettevõtjad on juriidilised MTÜ-d, sihtasutused ja mõned neist on ka OÜ-d. Aga juriidika probleem pole vast nagu peamine, et oluline nagu selline mõtteviisi muutus. Ja minu meelest nagu sellest traditsioonilisest MTÜ valdkonnast ja teemast peakski nagu rohkem jõudma sinnani, et me ka MTÜ-des mõtleksime sellele, kuidas rohkem paremini iseseisvalt hakkama saada, teenides oma tulu. Täiesti nõus, sellepärast, et mitte vastutustundetu ettevõtte muster näituseks ongi MTÜ. Et MTÜ-d on kaks võimalust, kuidas nad elavad. Kas nad elavad sisemisest põlemisest või nad elavad toetustest, mis makstakse suuresti endale palkadeks ja siis ei teki sinna sellist terminit nagu kasum, aga see on ju lihtsalt raha kategoriseerimine teise nimega. Et täiesti märkimisväärseid palku on võimalik teenida MTÜ-des, mis ei teeni seda mitte ettevõtlusena, vaid toetustena. Et selle tõttu ma arvan ka, et sotsiaalne ettevõtlus mitmel juhul oleks parem lahendus. Jah, et ma ei ole nagu seda meelt ka, et MTÜ ongi üks paha vorm. Absoluutselt mitte. Seal on halbu näiteid. Seal on võib-olla halbu näiteid ja ongi. Ja lihtsalt mida mina öelda tahan on see, et minu meelest on oluline lisaks vastutustundlikule ettevõtlusele arendada tugevalt ka sotsiaalse ettevõtluse valdkonda. Seda ka Eestis. Euroopa Liidus tervikuna on sotsiaalsed ettevõtteid 10%. Kui ma ütleks selle protsendi praegu, palju neid Eestis on, kui ma ütlesin number 24, ettevõtteid on kuskil 100 000 ringis, neid elujõulisi on 50 000, siis see protsent on olematu Eestis. Sotsiaalsel ettevõtlusel on tohutu potentsiaal, eriti kui on inimesi, kes inspireeruvad sellest ettevõtluse viisist ja leiavad lahendusi nagu mina, lahendada
südamest mulle olulisi terviseprobleeme läbi ettevõtluse vormi. Ja korraks, et oleks ka nagu selge, et sotsiaalse ettevõtluse toimimine, siis näiteks Terve Eesti, mis on sotsiaalne ettevõte, mis kaasab ettevõtteid, konkreetselt tööandjaid terviseprobleemide lahendamisse, teenib oma tulu ennetusprogrammide, koolituste, sotsiaalkampaaniate müügist ja kaasab nagu mudeli teise osana juurde sinna ka vastutustundlikke ettevõtted, kes tahavad konkreetselt HIV probleemi ühiskonnas lahendada. Ja kui me summa summarum ühendame selle oma tulu pluss siis vastutustundlike ettevõtete strateegilise filantroopse raha paigutamise läbi terve Eesti ühiskonda, siis see summa summarum tuleb 90%. Ja 10% sinna jääb seda raha, mida terve Eesti ei teeni mitte küsides riigilt, vaid mis on võib-olla tõesti mingi kord aastas tehes väga läbimõeldud arenduse jaoks projektitaotluse selleks, et oma loodavat väärtust veelgi edasi arendada. Aga see ei ole mingil määral kuidagi otseselt rahastatud osa meie eelarvest riigilt, et võtke ja tehke, mida tahate. Et minu meelest see omatulus teeniv sotsiaalse ettevõtluse vorm Eesti ühiskonnas vajab rohkem tähelepanu, vajab ka rohkem sellist arengukeskkonda, mis toetaks sellise ettevõtluse kasvu. Kui ma ütleksin, et ma olen sotsiaalne ettevõtja, siis mis jääb mul praegu puudu sellest, et kvalifitseeruda? Sa võiks defineerida, mida sa teed? Ma aitan muuta Eestit paremaks läbi selle, et me levitame head disaini, et me leiame, et avalik ruum on täis halba, ebaesteetilist disaini ja me teeme seda paremaks. Kas see on sotsiaalne? Kas sa kasumit ka teinud? Kahjuks küll. Siis on probleem. Aga see ei ole probleem. Me maksame selle kõik palkadeks? Siis on okei. Ega ma arvan, et see vaata see laiem küsimus, mida võib-olla Keit ka korra ütles, et minu arvates on selge, et iga jätkusuutlik ettevõte teeb midagi vajalikku. Et see sama hea disaini levitamine, kui sa ei tee midagi, millel oleks nagu nõudlust, eks. Et selles mõttes muidugi, et küsimus ei ole selles, et on sotsiaalsed ettevõtted ja siis on nagu mitte sotsiaalsed ettevõtted või et see 10%, millest Keit räägib, et see ei tähenda, et 90% kuskil Euroopa Liidus ettevõtted teevad nagu mingit jama, eks, aga siin on natukene on ja mina ise ka ma nagu liiga ei tahaks nendesse definitsioonidesse kinni jääda, sest see on minu arust nagu lõputu räga, aga seal on mingi vahe ja ma ütlen, kui nagu tuua näide Eestist, ütleme sellisest, vaata üks vahe, mis öeldakse, on ka see, et mis on selle ettevõtte nagu põhieesmärk, eks öeldakse nagu äriettevõtte teenib kasumit on ja ütleme antud juhul, kui see sinu ettevõtte, võib-olla see ei ole sinu enda idee, et sa ei lähe tööle sellepärast, et raha teenida, eks, aga kui see raha tekib, sina oled omanik, sa saad selle nagu endale kätte, eks. Et nüüd ütleme nagu üks näide Eestis kui siin oli küsimus Eesti sotsiaalsest ettevõttest või ütleme see uuskasutuskeskus, täna on küll näide sellest, et selle ettevõtte nagu iva oli nagu sarnane, võib-olla mitte nagu sükest head disaini levitada, siis aga ta iva oli see, et muuta Eesti inimeste tarbimisharjumust keskkonnasõbralikuks, Eesti ühiskond nagu keskkonnasäästlikumaks, eks. Ja üks vahend, millel uuskasutuskeskus ütleb, et okei, me lihtsustame nii-öelda kasutatud asjade ringlust. Et igasugust võimalusi pane mingi soovportaali või osta aga uuskasutus ütles, et me tekitame siukse koha, kus inimene saab tuua oma asja ära mingisse poodi ja me müüme maha, sellel poel on selged kulud, mis tuleb katta. Ja nüüd kõik see raha, sisuliselt, kuna see on MTÜ, seal keegi omanik ei teeni seda, see on ainult jätkusuutlik, kui ma ütleks, et too minu poodi, siis ma olen komisjoni poodi, inimesed ei too, et nad ei too mulle asju, et ma tasuta müüks, eks. Ja see on nagu selles mõttes siuke mudel, mis tegelikult on läinud töötama, uuskasutuskeskus sisuliselt nagu finantseerib oma tegevust ainult oma tuludest ja nagu me ütleks, et ütleme sellise uuskasutuskeskuse visioon või kui me küsime, kuidas me siis seda oma tööd saaks hästi teha, ongi, et igas sükses mingisuguse suurusega linnas võiks olla siuke füüsiline koht, kuhu sa saad selle tuua. See koht võikski igavesest ajast, kui sa ei ole kasumis, siis me paneks selle poe kinni ja ta võikski raha teenida ja see raha uuskasutuskeskuse näol, ma olen öelnud, et see läheb tagasi keskkonnaharidusse. Ja see on suhteliselt siuke tegelikult lihtne labane mudel, aga mis on jätkusuutlik. Et ta on mudel, me käisime Oxfam, Inglismaal on üks suurim Inglismaa nagu mittetulundusühing Oxfam, eks sisuliselt küsisime, kuidas nad teevad, võtsime seda mudelit ja õppisime sealt ja minu arust täiesti siuke, ta ei ole mitte kuidagi innovaatiline, nagu selles mõttes mingi tohutu nagu uuenduslik, aga minu arust nagu väga jätkusuutlik mudel, mis tegelikult ja seal, et ta on MTÜ või siuke sotsiaalne.
on mudelisse niivõrd tugevalt sisse kirjutatud, sest see on see, miks inimesed annetavad. Nad teavad, et see nende annetus, kui ma annan oma raamatu, see raha läheb tegelikult keskkonna säästmiseks. Ja palkadeks. Ja palkadeks kindlasti. Tegelikult ma tahtsin just natukene optimismi levitada sellega, et kui Eestis on 24 ettevõtet, millel on silt sotsiaalne, 25 nagu ma aru saan. Nüüd jah, ei, ma veel saan kasumit ka. Et siis tegelikult see 10%, mis on Lääne-Euroopas, on lihtsalt uus narratiiv vanast tuntud greenwashingust, et endale sellise sildi külge panemine, mida võiks siin ka palju rohkematele panna, et siin on palju ettevõtteid, mis, kui nad tahaksid, võiksid ennast nimetada sotsiaalseteks, et 90-ndatel, 2000-ndatel käis samasugune avalik narratiiv oli teemal ökoloogiline ja roheline ja Eesti kõige suurem keskkonnareostaja VKG omab praegugi logo, milles on roheline leht väljub korstnast või midagi sellist, et see 10%, mis on Lääne-Euroopas, on siin võib-olla natuke väiksem, aga kindlasti mitte 0, see on lihtsalt sildid on jagamata, jagage silte. Ma olen nõus ja ma arvan, et silte ei pea tingimata jagama, et peab ka sisu vaatama, et kas see sisu on, et tegelikult me teame ka sotsiaalse ettevõtluse ringis, et need ettevõtteid, kes tegelikult ka praegu juba on 100 ringis. Aga sinna peab jõudma nii arusaamiselt kui ka kogu oma tegevust siis planeerides, üles ehitades ja ka tulu ringi või tulust väärtust luues jõudma sinnani, et sa sellega ka igapäevast tegeled nagu juhtimise tasandil. Sa mõtledki endast kui sotsiaalsest ettevõttest väga selgelt liigud sinna poole, et oma mõju hinnata, et sa ettevõtluse vormil tõepoolest oleks ka mõju, et traditsioonilise ettevõtluse puhul on väga lihtne mõju hinnata, kasum on, kasumit ei ole. Eks, et on üks väga lihtne väärtus, mille järgi mõju hinnata, et sotsiaalsel ettevõttel on neid tasandeid, mille järgi mõju hinnata natukene rohkem, need on märksa keerulisem ka mõõta. Aga neid ettevõtteid, kes võiksid Eesti sotsiaalsed ettevõtted olla, on palju rohkem. Aga ma hea meelega tahaksin natukene rohkem rääkida natukene nagu teisest skaala poolest, et Andrei, sina oled ju tuntud ka kui investor. Et mis sinu jaoks praegu start-upidesse või kuskil investeerimisel oluline on selle ettevõtte puhul? Ma arvan, et ei ole oluline ainult see, et ta suudab kasumit teenida. Ja ma arvan, et seal on tegelikult päris palju ühist sotsiaalettevõttega, et kui sa näed, et üks või teine firma tegelikult ei lahenda ühtegi probleemi ja sa näed, et need inimesed lihtsalt, ma ei tea, tulevad kokku, vaatavad, mis on turul, on selline nagu kuum, mis on buzzwords ja üritavad midagi selles valdkonnas teha, siis see ei ole atraktiivne selgelt. Ja kui inimesed teevad midagi, mis neile meeldib, mis lahendab mingisugust probleemi, siis selge see, et keegi hakkab neile ka raha maksma päeva lõpus ja nii see kasumlik tavafirma tekibki. Ja ma arvan, et kui rääkida sellist klassikalisest sotsiaalettevõttest, siis ma ei ole kindel, et siin 10 aasta pärast on neid tuhandeid. Aga ma olen täiesti nõus sellega, et maailm muutub ja tekivadki sellised väiksemad firmad, mis üritavad ühiskonnale palju rohkem anda. Et ühiskond ja kogu see meedia muutub meil natuke läbipaistvamaks, et kui sa, ma ei tea, 100 aastat tagasi võisid teha igasugust asju enda tehases ja selles mõttes keegi väga sellest ei rääkinud, siis tänapäeval on see täiesti võimatu. Sa pead näitama, et sa hoolid, sa pead näitama, et sa teed midagi head, siis sinu enda inimesed on rahul ja ühiskond on rahul ja sul läheb hästi. Ja ma arvan, et see on oluline nii sotsiaalettevõtluses kui ka nii-öelda päris ettevõtluses. Aga ma sekkuks kohe vahepeal siis, et ma tunnen, et see arutelu võib-olla natukene on läinud liiga mustvalgeks, näidates, et ikkagi ettevõtjad, kellele me selle traditsioonilise sildi siin külge paneme, et need on justkui ikkagi kuidagi halvemad või siis tõesti need jõhkrad kapitalistid, nagu siin korraga kostus, ja sotsiaalsed ettevõtted on siis midagi, mis peaks ummistama tänavad lähitulevikus ja on justkui see hea ja helge, aga samas me oleme praegu kõrvale jätnud ka sellise kiriku keset küla ehk sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse, et meie panelistidest ikkagi suurem enamus on ettevõtjad, kellel on siis potentsiaali tegeleda pigem selle vastutustundlikkusega. Et võib-olla ma, Tõnu, küsiksingi sinu käest, et sotsiaalseks ettevõtteks võib-olla veel ei liigitu, aga mis on näiteks need tegevused, millega sina või sinu ettevõtte sotsiaalsesse vastutustundlikkusse panustavad või võiksid panustada?
ja kas see üldse on oluline mis on muidugi? sotsiaalne vastutustundetus? Mitte tegeleda sotsiaalse vastutustundlikkusega järelikult. Appi, tautoloogia. Mul on kuidagi sisse ehitatud vastureaktsioon igasugustele sellistele abstraktsetele kategoriseerimistele, et ma usun sellesse, et kui jagada inimestele haridust, kui vähendada ettevõtlusse sisenemise barjääre ja reguleerida kaugemalt ja pehmemalt, siis minu tutvusringkonnas on inimesed, kellele meeldib kuidagi päeva lõpuks jääda endaga ja oma ümbritsevaga rahule ja see on väga suur selline lähtepunkt selleks, et ilma silti endale külge võtmata tehagi neid asju, mida sa nimetasid sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte. Et me vist kõik oleme, me hoolime sellest, kuidas meie kogukonnal läheb koht, kus me elame. Me hoolime sellest, kuidas see piirkond areneb, kus meie ettevõte asub. Me tuleme vastu nendele, kellel ei ole raha ja teeme neile tasuta töid. Et pro bono on juba aastatuhandeid olnud terminiks, mis katab seda tegevust, mida igaüks sees on tung teha ja nad teevad. Et võib-olla ma olen vales valdkonnas, et SMS-laene ei anna, juriidilisi teenuseid ei paku, et võib-olla need osad on, finants ja juriidika on see, kus on raskem leida vastutustunne. Selles osas ma olen nõus, et eks meie tänased panelistid on ikkagi valitud ju selle järgi, et eks kõigil on kokkupuude vastutustundliku ettevõtlusega, et selliseid väga äärmuslikke näiteid me täna ei ole siia kutsunud. Miks? See oleks äge. See oleks olnud kindlasti äge. Aga ma arvan, et neid äärmuslikke mõtteid me võime kindlasti jätkata kella 2:30 ka arutelu alal, et teen juba väikse eelreklaami. Aga hea meelega siis küsiksin ka siit poolt, et Priit näiteks, kas sinul on selles küsimuses mõtteid lisada? Sotsiaalselt vastutustundlikkuse. Ei, ma tegelikult, selles mõttes tõesti ma väga tegelikult nõustun Tõnuga, aga ma kohati tunnen, võib-olla see on nagu see siuke, et ma ise ka suhtlen sellises ringkonnas või ma nagu ise ja ka enda tegevust, mina ka, kui ma küll tegelen nagu ökoasjadega, ma tegelikult tegelen sellepärast, et see mulle meeldib, see tundub mulle õige, ma ei arva, et see on kemikaalia jõkke ei vala? No me ei vala jah, ja ma ütlen, et ühesõnaga, et sa nagu justkui teed nagu asja, mis tundub õigeks, samas ma olen, et teisest küljest, kui sa ringi vaatad, siis me pigem ütleks, et see on siiski vähemus. Et see minu arvates on nagu, et kui kõik teeks nii, siis mulle lihtsalt tundub, või kui minult küsitakse, et kas ma arvan, et kogu maailm teeb nii, siis ma tegelikult ütleks, et numbrite järgi kindlasti ei tee nii. Et me võiks öelda, me ei anna SMS-laene, tegelikult see tööstus läheb hästi, on ja me ütleks, me ei tegeleks, ma ei tea, tubaka või relvatööstusega, kõik läheb hästi, on ja või et me inimestena võiks sõita, ma ei tea, elektriautodega või siis väikse kütusekuluga autoga, me ei sõida tihtipeale niimoodi, ja ma nagu selle taustal, ma ütleme ühest küljest mina, kui see ülesande püstitus sul oli ka see, et kas ma ühest küljest tunnen, et on tõesti mingi trend, kui ma vaatan inimesi, keda kas või tööintervjuu oleks, ma küsin, et miks sa kandideerid või et on väga palju ja see muidugi kandideerivadki need, kes nii ütlevad, on, et ma tegin kuskil, ma ei tea, pangas või tegin tavatööd ja tegelikult tundsin ära, et ma tahaks teha midagi, mis on nagu hingele. Ja nagu väga sageli selgelt, need, kes seda ei tunne, need muidugi ka ei kandideeri, et see on ootuspärane, aga kuidagi tunneb, et näed, inimesed mõtlevad seda või et kliendid, kui nad, ma ei tea, kui sul on, võib-olla varem oli valida 2 firma vahelt, aga nüüd, kui sul on nagu kõike tooteid hästi palju, eks nad on kõik ühesugused, siis võib-olla tõesti sa hakkad mõtlema, et okei, ma valin ettevõtte võib-olla, kes on mingis mõttes, et seal on mingi laiem idee, eks, et kõik need 10 telefoni on ühesugused, aga vaata, see on, ma ei tea, kuidagi nagu mingis mõttes laiema idee. See on jälle see äge oht sees, et mis juhtus rohega, tuli greenwashing, et iga kord, kui mingisugune asi muutub turul kasulikuks, siis tulevad jälle need samad puugid sinna külge, et hakkaks ka mingit ökojäätist tegema, et hapet mul on, plutooniumid saan ka Sillamäelt, et teeme ära.
aga noh, teisest küljest, kui ma jälle, no et nagu seda, mu mõte oli see, et vaata ühest küljest nagu on mingi trend, eks. Ja nagu võikski vaadata, et ühiskond liigubki kuidagi positiivselt, me ärkamegi ja olemegi vaimsemad ja tervemad, et noh, nüüd teisest küljest, kui ma mõtlen, et kas ma usuks seda, et noh, inimene kuidagi fundamentaalselt on muutunud, noh nagu bioloogiliselt, et kas me nüüd noh, kui panna meid, ma ei tea, üksikusse tuppa ja jätta sinna 10 eurot, et noh, et kas nagu 20 aastat tagasi see nagu raha varastati rohkem ära, eks, või noh, et ma ei tea, kas poliitikud täna näiteks pürgivad vähem võimule ja on vähem sellepärast nagu valmis noh, tegema asju võib-olla, mida me õigeks ei pea, eks, et noh, mul jälle teisest küljest, mul on nagu raske uskuda seda, et me inimestena kuidagi väga radikaalselt muutunud oleks. Ja ma olen mingi turu, mulle ühest küljest tundub, et noh, tõenäoliselt on nagu mingi ühiskonna ootus ja noh, see turu taust või foon on positiivne. Et noh, vaata võib-olla kunagi oli ka, kui sa olid, ma ei tea, 20 aastat tagasi, kui sul oli maksuvaba firma kuskil ja oli mingisugune offshore, siis sa olid nagu nutikas. Noh, see oli, kuule, et mis mõttes makse maksta, eks. Et noh, nagu seesama inimene täna, noh, see foon on nagu muutunud. Et noh, et sul ei ole nagu tore öelda, et sa petad. Ma arvan, et sa alustad ettevõtlusega, kui sa mõtled, et millega ma hakkan tegelema, ja kui sa oled lihtsalt noh, tavaline, mitte halb inimene, siis milleks sa hakkad SMS laenu pakkuma? Sa ei hakka ju, et sa saad ju aru, et sa hakkad sellega tegele sellega aastaid ja kas see pakub sulle sellist sisemist rahulolu? Ilmselt mitte. Ja ma eeldan, et ikkagi häid inimesed rohkem kui halbu. Ja selle tõttu ütleme, millega ma olen päri, et inimesed on täpselt samasugused, aga tänapäeval on lihtsam leida neid mudeleid, mis toovad sulle raha sisse, aga samas toovad ka kasu ühiskonnale. Et võib-olla, noh, ma ei tea, 50 aastat tagasi oli raske ette kujutada, et sellised mudelid on üldse olemas, et täna lihtsalt nad on kättesaadavad vabalt, sa leiad endale midagi, mis noh, toob sulle kasu, aga samas toob ka ühiskonnale kasu. Et ma räägin muidugi igasugustest, noh, ma ei tea, näiteks, noh, kui sul on mingisugune külapood, siis sa ilmselt võid ka MTÜ-d teha, sest et seda kasumit sa elu sees dividendina sealt välja ei võtta. Ja sa võid öelda, et mul on sotsiaalne ettevõtte. Ma räägin pigem sellistest traditsioonidest mudelidest, et sul on, ma ei tea, restoran, sul on kirjastus, sa võid teha seda äri täiesti eetiliselt ja noh, selle juures ka raha teenida. Aga selle positiivse noodi pealt ma arvan, et me võiksime tõmmata joone nii-öelda sellesse vastutustundliku ja sotsiaalse ettevõtluse sellise tausta loomise juurde. Ja hea meelega kaasaksin nüüd natukene teid, kes te siin kallid kuulajad olete. Ja küsiksin teilt sellise küsimuse, et kas teie meelest saab sotsiaalse ja vastutustundliku ettevõtlusega lahendada kõik ühiskondlikke probleeme? Et kes selle väitega nõus on, äkki te palun annaksite käega märku? Ma võib-olla natukene läheks üldisemale tasandile, ma just püüdsin jälgida erinevaid seisukohti ja ma saan aru, et see küsimus on tegelikult ääretult keeruline, mille ma nüüd esitan. Aga põhimõtteliselt, kui me hakkame midagi otsustama hea, halb, kasulik, kahjulik ja nii edasi, siis meil peab olema veel üks kõrgem kriteerium, noh, mis on siis see, milles me oleme ühel meelel, ütleme see, noh, ma ei tea, kasumi jaotus ühiskonnas, heaolu jaotus ühiskonnas, noh, mis tahes selline jaotus või midagi niisugust, et selleks, et seda saavutada, me peame tegema nii palju sotsiaalseid, nii palju kasumlikke ettevõtteid või kuidagi teisiti. Aga kuni meil seda ei ole, siis me võimegi jääda rääkima, et noh, et kasumid nii või sotsiaalne või noh, et sisuliselt, et me ei saa nagu viia seda sellele tasandile, et noh, et see lahendab mingeid probleeme, võt mis need probleemid on, mis on see ühiskonnakorraldus, mida me tahame saavutada. No ma arvan, et... Ma ütlen ühe märkuse veel korraks, tähendab, ma mõtlesin niimoodi lihtsalt mudeliliselt, et läheme tagasi, ütleme kuskil 90-ndatesse aastatesse. No me mäletame, seal oli üks tuntud naissoost suur ärikas ja oletame nüüd niimoodi, et no ütleme see, et ütleme nii, et ta toob suurel hulgal värvilist metalli Venemaalt, müüb selle maha, ei maksa riigile mitte midagi. Ega ta seda raha endale tasku ei topi. Tähendab, tegelikult ta lahendas tol momendil väga palju sotsiaalseid probleeme, ta andis inimestele tööd. Me võime mõnes mõttes öelda, ka tema oli sotsiaalne ettevõtja. No eks sellised värvilised näited on alati nagu head niimoodi noh, agiteerimiseks. Et eks nad markantsed ja toredad kuulda on, et mis meie panelistid
ja need kindlasti need näited on hästi palju, et sul on mingisugune, ma ei tea, suur tehas, mille omanik pole ökoloogiast kuulnudki kunagi, aga ta annab tööd näiteks tervele linnale ja kui see tehas läheb kinni, siis ühelt poolt muidugi keskkond võidab, aga teiselt poolt 3000 inimest kaotavad tööd ja kus see hea või halb on, nagu selle juures on väga raske defineerida. Aga ma arvan, et kui sellele küsimusele vastata, siis tegelikult see hea ei pruugi olla ainult see, et sul on see raha jaotus ühiskonnas muutub võrdsemaks, et see võib olla ükskõik mis eesmärk, näiteks seesama roheline mõtteviis või näiteks see, et sa maksad õiglasemat hinda, ma ei tea, põllumehele või teine, kolmas, neljas, viies, et igas ettevõtlusnišis neid eesmärke on. Et ma selles mõttes ei nõustu näiteks sellega, et finantsvaldkonnas või juriidikas neid eesmärki ei anna välja mõelda. Et ma arvan, et seal on Kickstarter vahendab raha, eks ole, ja täpselt mikrolaenud on teine näide, et just nendes valdkondades, kus inimesed on harjunud mõtlema, et need on nagu sellised firmad, mis võtavadki viimast, et seal on innovatsiooni jaoks päris palju ruumi. Et seal saabki teha uusi ärimudeleid, mis on ka head. Kui neid seal ei ole, siis järelikult nende jaoks on ruumi. Ühiskond on selleks kindlasti valmis. Nii, aga meil on publikust veel üks kommentaar. Mulle pool mõtet võeti käest ära, sellepärast ma kargasin kähku vahele. Ma ei ole see inimene, keda kindlasti nüüd padu parempoolseks võib-olla oleks õige nimetada, aga lihtsalt arutelu huvides ma nüüd korraks intrigeerin ja olen see küüniline kretiin. Üritan lihtsalt mõtteaineks väita, et kas kõige sotsiaalsem asi, või kõige positiivsema sotsiaalse mõjuga asi, mida saab teha, on ausa, ütleme korrektse ettevõttena luua üks töökoht. Veel varem 10. Kui 1000, siis võiks juba saada presidendilt auraha. See on nüüd väga primitiivne näide, aga üllatavalt paljud inimesed ei teadvusta endale sellist lihtsat numbrit, et töötaja, kes saab 1000 eurot kätte, tema eest tööandja maksab välja suurusjärgus 1700 eurot. Lisaks ühiskonnale kokku hoitud sotsiaalkulud, inimeste eemal hoidmine sellest vaesuse lõksust, kõigest muust. Et ma väidan, et sellel on oluliselt suurem käega katsutav ja positiivne mõju kui selline kindlasti parimatest soovidest ajendatud mis iganes külakiige või lapitekiga seotud tegevused. Ja siis lihtsalt remargi korras ka üks väga suure ja käega katsutava mõjuga sotsiaalne roll, ma väidan, on olnud härra Korobeinikul, kelle tõttu on kindlasti Eestis üksteise leidnud tuhanded ja tuhanded noored inimesed. Ja lisaks üks meie au- ja uhkus Telekomi ettevõtte saanud ka üsna kalli, aga väärtusliku rahvatöö. Ja ma tegelikult tahtsin jätkada seda esimest mõtet, et vähe sellest, et see firma loob töökohti, maksab seal tulu ja sotsiaalmaksu, ta tegelikult toetab ka neid igasugust MTÜ-sid ja päeva lõpus just tänu sellistele firmadele Eestis ongi võimalik sotsiaalettevõtted käivitada. Aga päeva lõpus on see firma halb ja see sotsiaalettevõtte hea. Ma arvan, et siin on natuke nagu vale võib-olla skaala, et tasub vaadata ka seda mõju, mis need suured tavalised firmad ühiskonnale siis avaldavad. Ja võtaksin siis praegusel hetkel viimase kommentaari publikust, palun. Tere, on kuulda? Ei ole. Nüüd on. Kiiresti paar kommentaari. Kõigepealt esimene kommentaar siis sellele agiteerivale ettepanekule või küsimusele, et keegi Eestis ei ole öelnud seda, et töökohta loomine kuidagi kuri on või et ettevõte, kes loob töökohti, on halb. Teiseks, sotsiaalne ettevõte võib ka luua 1000 töökohta ja samal ajal lahendada konkreetselt mingisugust ühiskondlikku probleemi. Seega, kui meil on valida kas lihtsalt ettevõte, mis loob 1000 töökohta ja ettevõte, mis loob 1000 töökohta ja lisaks sellele lahendab veel konkreetselt sotsiaalse probleemi, siis ma ei näe üldse, et siin oleks valiku kohta. Ja kolmandaks kommentaar ühe asja kohta, mis on enne pidevalt läbi käis, seesama probleemide lahendamine. Et jah,
iga ettevõte põhimõtteliselt lahendab mingit probleemi. Mõni neist probleemidest on pigem nagu vajadus või pigem nagu selline ikka toretsev vajadus, mida otsetamisel ei ole kindlasti võib-olla esmaprobleem või isegi seal lähedal. Aga siin ongi see vahe, et siin on skaala. On mingi hulk probleeme, mida traditsiooniline ettevõtlus kunagi ei ole isegi püüdnud lahendada ja mida siiamaani ei ole suutnud ka riiklikud struktuurid ja riiklikud sotsiaalsüsteemid ära lahendada. Ja nende lahendamiseks on just sotsiaalne ettevõtlus see nii-öelda pigem nagu ainus variant või mille jaoks seda just nagu vaja võiks olla. Nagu näiteks? Nagu näiteks vaesus. Et sinu mõte on siis selles, et riik meelega süvendab seda olukorda. Ei, mõtle riik ei ole suutnud nagu seda ära kaotada. Aga sotsiaalettevõtted on seda suutnud teha. Ja sotsiaalne ettevõte võiks olla see lahendus tulevikus perspektiivis. Aga riik kindlasti ei võiks olla lahendus. Ei, riik võib ka olla lahendus. Me ei ütle, et ta ei ole, mõtlen siiamaani ei ole olnud. Ütleme, siin on nagu, pigem on see küsimus selles, et see on üks viis nende probleemide lähenemiseks ja üks viis nende probleemide lahendamiseks. Ja võib-olla see on efektiivsem viis kui mingisugune riiklik programm näiteks. Näiteks võib-olla, praegu mingi konkreetset näidet tuua, ma ei hakka praegu viskama mingit suvalist näidet. Mõni näide oleks täiesti abiks, ma arvan, et selles mõttes mõtleme koolikiusamine näiteks. Koolikiusamine. Reaalne probleem. Meil oli eile ka sel teemal debatt siin. Just on asutatud konkreetne organisatsioon sellega tegelemiseks ja võib-olla selline organisatsioon suudab lahendada seda probleemi paremini ja kui tema rahastus tuleb ettevõtlustegevuse kaudu, siis võib-olla see on hea lahendus. Et see rahastus ei tule projektide kaudu või riigi üldtoetuse kaudu. Tuleb, aga ma olen nõus, tõepoolest, et Eestis on seda vähe, aga teistes riikides on täiesti tavapraktika, kus sotsiaalettevõte täidab teatud rolli, mida riik üritab ka täita. Et selles mõttes nad ei pea konkureerima omavahel. Mul on üsna raske ette kujutada sotsiaalettevõtet, mis üritab vaesust vähendada ühiskonnas, aga samas, kui me räägime fair trade põhimõtetest, kus inimene teab, et ta maksab rohkem, sellepärast, et seda raha, suurem osa sellest rahast saab siis tootja või põllumees ja nii edasi, siis see on ka hea näide, et ma arvan, et päris seda ei juhtu, et sotsiaalettevõtted asendavad riiki, et nemad hakkavadki parandama siin kõike, mis riik jättis nii-öelda tegemata, et riigil on täpselt samasugused eesmärgid nagu meil kõigil siin, et me olemegi riik. Jah, see on tegelikult väga hea küsimus, et millest ka panelistidega edasi minna, et kas tõesti siis on olemas sotsiaalseid või ühiskondlikke probleeme, mida sotsiaalse ja vastutustundliku ettevõtlusega lahendada pole võimalik või mida ei peaks lahendama. Et Andrei, sa tegid otsa lahti, aga kas sa oskad ka võib-olla näite tuua mõnest probleemist, mis pigem kas on nii suur või üleüldse, mis peaks pigem jääma riigi lahendada, kui ettevõtluse kätte tulema? Ma arvan, Eestis seesama, ma ei tea, terviseküsimused ja koolikiusamine ja nii edasi, et see kõik on ka riigi prioriteediks, et väita, et riik sellega üldse ei tegele, siis tekib mingisugune sotsiaalettevõte, kes omakorda saab riigilt raha muidugi ja siis teeb kõik ära, et ma päris nagu sellist teed ei valiks, aga neid näidet muidugi on jah, et seesama mikrolaenud on korduvalt meelde tulnud, et juhul kui Eestis oleks toimiv selline eraisikule laenude mehhanism, meil on üks isepankur, keskkond, aga ta ei ole väga populaarne, siis ma arvan, kui see oleks olemas, siis meil ei oleks SMS-laenude probleemi ja ühiskond oleks ka rikkam nagu keskmiselt. Sellised väiksed nišid on hästi palju igal pool ja loomulikult, kui mõni firma sinna tuleb ja lahendab seda konkreetset väikset asja, siis võibki öelda, et ta on sotsiaalne ettevõte, aga ta võib selle juures ka päris korralikult kasumit teenida muidugi. Ma ei tea, mul on nagu selles mõttes, kui küsimus on selles, et või kui me vaataks, mis see ideaal võiks olla, et mulle tundub, et minu arust seda vastandamist kindlasti ei tohiks olla, et ma arvan, et see ongi, et on tugev riik, kes teeb oma rolli, on tugevad MTÜ-d või sotsiaalsed ettevõtted, et see on minu arust hästi loomulik, et need, ütleme,
et on ettevõtted, kes teevad oma asja, sest et mulle tundub, miks need vajadused tekivad, on selge, et nagu sellises turumajanduses on selgelt on turu nii-öelda tõkkeid, eks, või ma ütlen, keskkonnateema on kindlasti või toidutootmise juurde jälle tulla, et kogu selle toidu hind, kuna see toidutootmisel on välismõju, eks keskkonnal see ei ole sisse hinnatud. Energeetika on täpselt sama, eks siin räägitakse, et miks turg ei reguleeri, et miks põlevkivienergia võiks kallim olla, kui tal, aga ta tegelikult ei ole kallim, eks, kuna ta natuke reguleeritakse keskkonnamaksudega, ei saaks öelda, et see on niisugune nagu nii-öelda täiuslik turg, kus kõik selle asja paika paneb, et minu arvates on nagu üliselge, et kui on nagu turutõkke kuskil või et mina kodanikuna küll ei eeldaks, et riik teeks selle minu eest ära kuidagi või minu arvates on hästi loomulik, et kodanik kuskil külas on võib-olla palju efektiivsem, et inimene ise läheb, ma ei tea, teeb selle kiige korda, kui seal on vaja seda kiike, kui ei ole vaja, opereerib seda külapoodi, et mulle tundub, et see, mis Andrei võib-olla enne ka mainis korra nagu see mõte, et võib-olla võrreldes 50 aasta tagusega või mis iganes vähema ajaga, et meil võimalusi lihtsalt on nii palju rohkem, et võib-olla see on see, miks me sellest räägime, et justkui ei ole, et on nüüd MTÜ, kes saab riigilt raha ja on ettevõtted, kes teenivad, et neid mudeleid justkui on nagu kuidagi, see täna tundub hästi loomulik, et neid on nii palju. Ja mis mingis mõttes minu arvates ongi siuke hästi mõistlik, et kui on nagu siuke aktiivne kodanik, ta saab mõelda, et kas ta tahaks siis kuidagi ühiskonnale kaasa aidata, minnes tööle riigisektorisse või erasektorisse või ta tunneb, et ta tegelikult tahaks nagu mingisuguses sotsiaalses ettevõttes olla. Et minu arvates on nagu natuke siuke võib-olla vikerkaar, kus kõigil värvidel on nagu oma koht on, et selgelt, et mõni võib-olla, ja fakt on selgelt see, et see riigisektor on suurem, eks see ettevõtlussektor on suurem, et kui me puhtalt arvude järgi vaatame, ega see on ilmselge, et nad on suuremad ja võib-olla see on minu arust päris mõistlik, kui me nüüd vaatame nii-öelda ühe inimese kohta loodud väärtusteks. Tihtipeale nendes sektorites on väga vähe inimesi, et võib-olla see nii-öelda üks sädeinimene või siuke ettevõtja tegelikult nagu inimese kohta, võib-olla selles sektoris jälle luuakse väga palju väärtust. Ma ei oska öelda, mul ei ole nagu neid numbreid. Aga jah, absoluutnumbrites kindlasti ei saaks seda sotsiaalset ettevõtlust nagu üle tähtsustada, aga minu arust on oluline, et see tahk oleks olemas ja kasvaks, eks, ja üks hea näide võib-olla innustab teisi ka, et tahaksin vahelduseks kohe lõdisedes laval laulda, et kuradi külm on. Aga selleks, et ei oleks, tuleb midagi teha ja üks asi on kaasa mõelda, teine asi on kohe rääkida. Et minu meelest meil ei ole nagu täna paneelis jäänud seda, vähem mulle ei ole jäänud seda muljet, et me kuidagi vastandame mingeid vorme. Et mina sellest skaalal, kus minu vasakul käel on traditsiooniline MTÜ ja minu paremal käel on traditsiooniline ettevõtlus, tahaksin lihtsalt rohkem näha seda liikumist, et need, kes on praegu traditsioonilised MTÜ-d ja neid on sadu ja tuhandeid, need asuvad rohkem mõtlema ja tegutsema sotsiaalse ettevõtluse kategoorias. Mida siis tähendab reaalselt nagu ettevõtlusvormis on see, et nad mõtlevad sellele, kuidas rohkem ka ise tulu teenida, mitte ainult elada projektist projekti või oodata taevamannat mingil X hetkel, mis kuidagi neil kaela kukub. Ja seda teisel otsal, kus on traditsiooniline ettevõte, kelle põhieesmärk on omanikul tulu teenida, kasumit maksimeerida, oleks rohkem seda, et see ettevõte mõtleb läbi ka seda, et kuidas ta saab sellesse konkreetsesse majanduskeskkonda, kogukonda, inimressurssi, inimkvaliteeti panustada. Ehk siis, et see osa nagu klassikalisest ettevõtlusest oleks rohkem vastutustundlik. Ja kui me tänase nii-öelda paneeli sellise põhiküsimuse juurde jõuame, et kas kuidas see meil oli? Kas vaid erakasumit taotlev ettevõtlus on hääbuv nähtus, siis mina küsiks, et mida teha selleks, et vastutustundlik ettevõtlus oleks tõusev nähtus. Eestis on praegusel hetkel 23 ettevõtted, kes ei ole tingimata ka Eesti kapitali põhinevad, vastupidi tegelikult väga selgelt väliskapitali osalusega, aga kes defineerivad ennast vastutustundliku ettevõtetena. Ainult 23. Et mõlemas nagu nii vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas kui sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas on ettevõtted, keda me saame nimetada lihtsalt 2-3 käe näppudel nimetada. Ja mida teha selleks, et tarbijad, meie kõik asuksime ka oma valikuid tegema selle järgi, kas ettevõte on vastutustundlik või mitte. Ja ma arvan, et see on väga õige mõte, et probleem on tegelikult selles, et tänapäeval, kui sul on suur kontserni ettevõte, siis sul on mõnikord soodsam värvida oma logot roheliseks, maksta mõnele väiksele MTÜ-le natuke toetust
ja väida, et mina olen lahe ja vastutustundlik, aga samas teed ikkagi enda vastikuid hamburgereid ja müüd neid kalli raha eest maha, aga ühiskond arvab, et sa oled just lahe. Et ma arvan, see ütleme, muutub paremaks siis, kui sellised firmad saavad aru, et tegelikult, kui nad muudavad, kui nad ise muutuvad, kui nad teevad paremaid ühiskonnale kasulikumaid asju, siis on, ütleme, neil on see parem. Tänapäeval paraku neil on soosam teha mainekampaaniat tihtipeale ja siis jätkata oma sellist mitte väga tervislikku ja kasulikku teed. Kui inimene on juba välja kujunenud räigeks kapitalistiks, siis on lahenduseks see, et hääletab turg. Järgmise põlvkonnaga on lahenduseks see, et jagagem haridust. Ja see lihtsalt võtab aega, et ma mõtlengi seda, et kui me räägime tänasest probleemist, siis ühiskond peabki endale teadvustama, et mõnikord sellised maineliigutused ei pruugi olla siirad, et mõnikord tuleb vaadata, millega see firma tegelikult tegeleb. See, et ta toetab ühte või teist, ei tähenda, et ta on selline ilus ja hea. Aga samas mina tunnen, et kindlasti on ka ettevõtjate seas neid, kes nii-öelda on siis kiirema taibuga, et kes tunnevad seda tururegulatsiooni nagu kiiremini ja teised on vähe pikema taibuga. Et aga kuidas me võiksime läheneda ettevõtjatele, kes praegu ei suuda või ei oskagi endast mõelda sotsiaalse vastutustundlikkuse kontekstis, et kuidas nendele siis selle kontseptsiooniga läheneda või kuidas neid motiveerida või meelitada selle vastutustundlikkuse suunas. Ja sest ma leian, et selle küsimuse, kas me oleme nagu vastanud? No, siin on ilmselt erinevaid viise, aga üks, millest me täna oleme palju rääkinud, on see, et jalgadega hääletatakse. Et ma usun, et väga paljud ettevõtjad tänases ühiskonnas, nii Eestis kui Euroopas ja maailmas laiemalt on selle juba ära tundnud, et ei piisa ainult traditsioonilise ettevõtluse kasumi maksimeerimist, vaid mul on väga oluline paigutada raha ka inimestesse, kes selles keskkonnas töötavad, paigutada keskkonda, kus ma tegutsen. Et muidu tarbijana ei osta mind ja ka inimesed, kes mulle seda väärtust loovad, ei tule mulle tööle. Et üks nagu mõõdik, mille järgi arenenud jätkusuutlikkuse ettevõtluse valdkonna riikides mõõdetakse seda, et kas ettevõte on jätkusuutlik ja edukas, ongi see, et ka tööle tulles inimesed valivad tööandjad selle järgi, kas see ettevõte tõepoolest järgib neid vastutustundliku ettevõtluse printsiipe, kas ta reaalselt strateegilisel tasandil tegeleb selle teemaga. Et ma arvan, et Eestis on siin päris pikk tee, aga kui me tarbijatena lihtsalt jõuaks sinnani, et me ka teeme valikuid oma tarbimiskäitumises selle järgi, kuivõrd vastutustundlik või vastutustundetu on ettevõtte teeksime, siis see annaks ka päris korralikult sellele trendile nagu juurde. Üks oluline mehhanism on luua Üks oluline mehhanism on lammutada monopole, et kui sul on piirkonnas ainult üks tööandja, siis ta võib teha, mis ta tahab. Kui sul on mingisugust toodet pakkumas turule ainult üks pakkuja, siis ta teeb, mis ta tahab. Kui sul on panga asutamise selline piirmäär, mis oli 10 miljonit eurot, siis asutavad panga ainult need mehed, kellel on 10 miljonit eurot ja nii edasi. Et barjääride langetamine, see ei saa olla absoluutne, see saab olla jälle mõistuse piires, aga igal pool barjäärid on need, mis barjääride ületajatele tekitavad sellise mugavustunde, et nad võivad võtta siis mõned sellised shortcutid ja enam mitte olla nii vastutustundlikud. Andrei ja Priit, kuidas teile tundub? Ja ma olen sellel kõige väga nõus, muidugi. Aga veel kord, mina usun, et aja jooksul see ühiskonna selline sentiment muutub, et inimesed saavad aru, et isegi kui sul on monopol, siis sa ei pea olema halb. Inimesed saavad aru, et kui firma teeb reklaami ja räägib, et ta on tegelikult hea, siis ei pruugi olla tõsi. Tänapäeval igasugused juhtumid jõuavad kiiremini siis
meedias, tänu internetile, tänu sotsiaalmeediale ja ma arvan, et firmad on tegelikult ka muutunud isegi viimase 10 aasta jooksul, et nad ei ole enam nii arrogantsed, nagu nad olid eelmise sajandi lõpus. Jah, 90-ndatel oli selline seltskond, keda nimetati ärikateks, siis nüüd on ettevõtjad, mis enam nii halvasti ei kõla, et ühiskondlik muutus on toimumas. Aga ikkagi, ütleme nii, ettevõtjad on enam sama maine, mis poliitikud oleks, mitte väga kõrge, aga ma arvan, poliitikud on vist moodustavad sellise mõnusa põhja sellele klaasile ja siis seal on järgmiseks ettevõtjad. Ma ikkagi julgen väita, et poliitikud on praegu suuremad peksukotid kui ettevõtjad aga mõni mees on 2 ühes. Jaa, teie nagu väga julged. See päästab natuke. Kas see on kasuks või kahjuks, seda ei oska me öelda. Minu tunne selles mõttes ka, et ma ise ka usun, et see nagu need turumehhanismid täna, et nii tarbijate poole pealt kui ka tööturu pealt, et ja see ütleme üldine avatus, et minu arust kõik need faktorid nagu soosivad, et see lihtsalt, kui ma nagu Eestist ise mõtleks, et kas siin peaks tegema sellist kampaaniat, et hakkame heaks kõik ja ma arvan, et see nagu selles mõttes minu arust kõik need stiimulid ja mehhanismid on paigas, et tõesti see natuke tahab aega, aga kuidagi enda taju on küll, et asjad vähemasti Eestis minu arust lähevad küll päris õiget rada, et ma nagu seda ei tunne, et midagi väga valesti oleks selles osas. Võib-olla praegu on jälle sobiv hetk siis küsida publiku käest arvamust, et kas ka teile tundub see pilt täna nii optimistlik nagu meie panelistidele, et tundub, et asjad on õiges suunas liikumas, nad lihtsalt võtavad veel aega. Et kas on meil kommenteerida soovijaid? Ja palun. Tere, võib-olla kui ma siia lähenesin sellele arutelu alale, siis mul jäi tegelikult see vastandumine tegelikult siin silma, et mainiti sotsiaalne ettevõte ja sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, et need on tegelikult 2 erinevat asja. Ja lõppkokkuvõttes me jõudsime siin ikkagi nagu selle tulemuseni, et need peaksid mingil hetkel tulevikus muutuma üheks. Ja ma arvan, et ma olen täna sellest ühest 23 ettevõttest, kes seisab selle eest, et ta on sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte ja mitte ainult selles mõttes, et me loome töökohti või anname inimestele tööd, vaid kõik meie protsessid, mida me teeme erinevates selles tarneahelas ja kõikides funktsioonides. Samamoodi nagu mainiti, et meie töötajad oleksid õnnelikud oma töökohal ja nad läheksid sama õnnelikena oma kodudesse ja jagaksid neid mõtteid, mida neil töö juures tekkisid või tooksid siis oma ühiskonnast ja kogukonnast ettevõttesse, et mida me innustaksime. Et kuidas nüüd minu küsimus oleks, et mismoodi saaks selle head ideed, mis on täna siin tekkinud, kuidas seda sotsiaalset ettevõtet tuua rohkem sellisesse nagu väga suurde äriettevõtlusesse, et mis oleks need sammud, kuidas saaks neid 23 ettevõtte kogumit suurendada, et ma tean, et siin ettevõtlusfoorumis käib tõsine nagu tegevus ja mõttetöö, et pigem oleks ikkagi nähtavasti selle ettevõtluskeskkonna harimine, et praegult jääb mõte, et see kõik on mingi väga suur mingi utoopia, mida me siin üritame ettevõtjatele selgeks teha, aga see on tegelikult väga lihtsates asjades kinni, et meie igapäevategevuses, et olla lihtsalt aus ja võib-olla selline otsekohane oma igapäevase tegevuse kohta, et võib-olla tuua selliste lihtsate näidete najal ja maalähedaselt inimestele selgeks teha, et siin ei pea vaatama kuskile ookeane taha või Euroopasse, mida väga tehakse, et piisab sellisest sisekaemusest, et mida ma saaksin võib-olla paremini teha oma igapäevategevuses. Ma seda pilti veel ei näe, kus sotsiaalne ettevõtlus ja vastutustundlik ettevõtlus on üks, et selle üle võib ka filosofeerida. Küll aga ma näen seda pilti, kus vastutustundlikke ettevõtteid on kordi, nimetaks isegi juba 10 või miks mitte 100 korda rohkem kui praegu 10 aasta pärast. Ja seda peamiselt juba sel põhjusel, et lihtsalt see olukord, kus me majanduses, ühiskonnas tervikuna nende kõigi probleemide ja ka positiivse aspektidega oleme, lihtsalt nõuab seda, et üks ettevõtja on vastutustundlik. Ja
üks asi, millest me enne paneeli rääkisime, oli ka see, et et võib-olla see vastutustundlik ettevõtlus või ettevõtte jaoks lihtsalt on puhas nagu maine küsimus. Et ma teengi ainult seda PR mõttes, et välja näidata, et ma olen vastutustundlik. Et ma arvan, et ka see asi tegelikult tänapäeval väga läbi ei lähe enam, sest meie inforuum on niivõrd kiire liiklusega ja sellist lause või valetamist pikalt ei saa olla. Et vähemalt need ettevõtted, kellega mina sotsiaalse ettevõtjana rahvatervise probleeme lahendades kokku puutun, ei tee küll minu hinnangul võin võib-olla 5% jätta sinna, kes võivad teha selle sellepärast, aga 95% ei tee selle sellepärast, et see on nende jaoks nagu maine küsimus. Et see on nüüd PR-projekt, et nüüd me tegime terve Eestiga koostööd ja nüüd me oleme ilgelt vastutustundlik ja hoolime oma töötajate tervisest. Et tarbijad, haridus, ettevõtjate head näited, miks, kuidas neil on see õnnestunud ja lõppude lõpuks loeb ikkagi ettevõtte jaoks minu arvates päris suure kogemusega ettevõtte Andrei võib nagu vastu väidata, aga loeb kasum ja kõik see lõpuks kanaliseerib kui kasumisse. Ja, kommentaar publikust. Tere. 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 Mul on ühesõnaga, mina olen nagu riigipalgaline ja te olete kõik ettevõtjad ja siis sellisena on mul selline kommentaar, et ärge olge nii vastutustundlikud ja tehke ikka rohkem businessi. Et tõsiselt nagu, et maksuraha on rohkem ja saab rohkem ringvaatesaadet teha, aga põhimõtteliselt nagu minu arust ikka ettevõtja peab ikka rohkem nagu kasumit teenima nagu tõsiselt ja mitte olema nii vastutustundlik ja selle illustreerimiseks ma toon ühe hea näite, kuidas Goldman Sachs tahab siis teenida vangide rehabiliteerimise pealt 12% kasumit aastas. Ja see käib siis nagu niimoodi, et USA's on selline uus instrument välja mõeldud nagu ühiskondliku kasu võlakiri. Et riik leiab, et nad kulutavad kohutavalt palju raha selle peale, et inimesed on vangis ja siis teevad kuritegusid ja tulevad vangist välja, teevad uuesti kuritegusid, lähevad vangi tagasi. Ja selle probleemi lahendamiseks on siis antakse siis välja see võlakiri, mis seisneb selles, et kui Goldman Sachs suudab nagu 5 aastaga vähendada vangide uuesti kuritegude sooritamist, ütleme näiteks 10% võrra, siis riik maksab selle tegevuse kinni ja selle pealt veel 12% intressi ka. Et see, ja siis Goldman Sachs on ju tõelised röövkapitalistid, korjavad selle raha kokku, ostavad endale suured jahid, ja kaasproduktina toimub ka see, et on nagu vähem vangid on nagu rehabiliteeritud. Et selles mõttes nagu, mis ma tahangi öelda on see, et kui on ikka ettevõte, siis ettevõte peaks nagu mõtlema, et see vastutustundlikkus ja nii edasi, see on nagu kõik tore asi, aga ettevõte ikka peab ikka nagu selle kasumi peale mõtlema. Ja see Goldman Sachs on sellepärast ka hea näide, et mis see Goldman Sachs siis lõpuks on nagu, et kelle oma ta siis on, et lõppkokkuvõttes see Goldman Sachs on aktsionärid. Ja just täpselt, et ta on nagu Abramovitši oma on ta nagu natuke, võib-olla Abramovitši ostab jahi, aga enamikus on ta nende Ameerika pensionäride oma, kellele nagu riik ei saa pensionit maksta, aga pensionit siis hakkabki maksma see Goldman Sachs. Mina ühel hetkel ka tutvusin oma investeerimisportfelliga ja avastasin sealt vahvad ettevõtted, kellest üks andis SMS laenu ja teine oli siis nagu kasiino. Kõige hullemad ettevõtted, mis üldse on. Ja minu mure nende ettevõtetega oli see, et kurat, miks te annate nii halvasti seda SMS laenu, et te rohkem kasumit ei teeni. Minu raha kaob nagu ära, et andke paremini ja võtke rohkem nendelt inimestelt raha ära, et kui ma lähen pensionile, mul ei olegi midagi. Ühesõnaga ma tahtsin seda öelda, et ärge olge nii vastutustundlik. No nii, tekib debatt juba rahva seast. Ja mul on kommentaar, et mul oleks võib-olla üllatus natuke Kajarile, et ka ringhäälingud on nagu, või Eesti Ringhääling on väga vastutustundlik ettevõte. Sellepärast, et nad teevad sellist saadet nagu Ringvaade, sest nad tõstatab erinevaid teemasid, millega inimesed hakkavad kaasa mõtlema. Ka see on üks vastutustundliku ettevõtte üks aspekte. Neid teemasid tõstetada, et neid hakataks nendest, et tekiks debatte, tekiks diskussioon. See, et kui keegi kuskil mingi voucheri ja mingid vangid vabastab ja kuskilt raha teenib, see on täiesti, ma ütleksin, isegi mitte sekundaarne. Ja kasum ei ole alati sellele ettevõttele parim.
parim on see, et ettevõttel on parim, et oleks jätkusuutlik, et ka aastakümnete pärast nagu siin välja toodi, et oleks mingi järgmisel põlvkonnal üldse siin maa peal üldse kuskil elada. Et meil oleks õhku hingata, et meil oleks vett tarbida, see on nagu selle asja nagu põhietapp, mitte see, et meile nagu rohkem neid vouchereid ja muid asju ainult siis, kui me teenime selle pealt hea kasumi, et tulevasel põlvkonnal on siin mida kasutada. Ma tahaksin öelda ettevõtjana, et kasum on ikkagi see, et see on lisaboonus. Tänasel hetkel, ütleme, olla juba nagu tõsiselt 21. sajandi ettevõtte on oluline see, et sul oleks tulevikus ka midagi teha ja sa oled siiamaani, ütleme, minaks ma töötan ettevõttes, kus tegeleme 100-aastase brändiga, üle 100-aastase brändiga, siis me soovime, et see bränd kestaks veel sama kaua vähemalt. Arvamusi on erinevaid. Paraku antud juhul see aktsionäär vaidles vastu, et tema jaoks kasum ei ole lisaboonus, vaid tema müüs teise ettevõtte aktsiaid paraku, et Casino ja SMS Laen. Aga see Goldman Sachsi näide on tegelikult väga hea, et me oleme sellest korraks rääkinud ka varem, et antud juhul on see suurepärane võimalus riigi jaoks outsource'ida oma sellist põhitegevust firmale, kes äkki saab sellega paremini hakkama. Ja tegelikult sotsiaalettevõtte jaoks on see suurepärane nišš, et Goldman Sachs paraku ei ole sotsiaalettevõtte, aga seda oleks võinud võtta keegi teine, kes lihtsalt ei suutnud ennast piisavalt hästi... Keegi pole nii efektiivne kui Goldman Sachs. Ja see on sama näide, mis koolikiusamisega või selliste probleemidega, kus tegelikult üks firma võib paremini hakkama saada kui riik näiteks. Seal on nüüd see probleem, et kunagi ei ole võimalik Goldman Sachsi jaoks nii hästi ülesannet püstitada, et need finantsnumbrid, mis sinna külge tõmmatakse, oleksid ka sisuliselt kasulikud. Nii et ma ei kujuta ette, mida need retsidivistid hakkavad tegema, kes 10%, kes enam vangi ei lähe, et tõenäoliselt tulu on see, et nad enam ei jää vahele. No näiteks Goldman Sachs hoolistab selle eest, et jagab seda kasumit nendega lihtsalt. 5 aastat tagasi ei jõua, saad poole. See on see murekoht, ma arvan, et miks sa ei saa mõnesid funktsioone Goldman Sachsile anda, kuigi numbrite järgi on kõige efektiivsem. Ma arvan, et potentsiaalsed investorid saavad enda portfelli siis koostama hakata koos meiega pärast arutelu alal, aga hea meelega võtaksin veel kommentaare publikust. Tere! Et riigi osa ei ole praegu siin minu meelest puudutatud, võib-olla ma saabusin liiga hilja, aga Andrei erakonnakaaslane on kõikide nii-öelda maksuerandite vastu, aga kui me näeme, miks pärast Saksamaal tegelevad ettevõtted selle sotsiaalse poolega, et see on maksusoodustuste nii-öelda osa, et Jürgen Ligi näeb, et mitte ükski maksusoodustus ei ole hea ja isegi toidukaupadele ei saa nii-öelda madalamat käibemaksu, kuna see tekitab liiga suure probleemi ja Eesti nii-öelda administratiivaparaat ei saa sellega kunagi hakkama. Kas reaalselt võiks neid lurjuseid, näiteks ka siis kiirlaenuandjaid riik kuidagi premeerida maksusoodustuste või nii-öelda mingisuguste ergutustega, et nad tegeleksid nende asjadega, et see nii-öelda muutuks ka pisut tulusamaks ettevõtja jaoks, et ka lurjused tegeleksid sellega, vastutustundetud ettevõtjad? Maksusoodustused, see on üks halb mõte tõesti, et Saksamaa maksusoodustused on imeline näide sellest, kuidas, kes lõpuks koorib kasumi, on juristid, kes ainsana tunnevad seda 8000 lehekülge maksusoodustuste juriidikat. Et lõppideaal on ühtlane transaktsioonimaks 0,5% igalt tehingult või midagi taolist, aga kunagi seda ei saavuta. Eestis on väga hästi maksudega, ärge puutuge. Aga samas see teema tegelikult on päris hea, et ma ise leian muidugi, et kui sotsiaalettevõte tegeleb oma sotsiaalettevõtlusega sellepärast, et see on kasulik talle, siis ta ei ole äkki enam sotsiaalettevõte ja iseenesest ta võiks tegeleda sellega ka tänases maksukeskkonnas, aga siin on pigem see küsimus, et meil on ju täiesti olemas teatud võimalused näiteks oma tulumaksu tagasi saada annetustest ja sellised mehhanismid on täiesti olemas, et küsimus on siin selles, kui palju see just mõjutab suure firma käitumist näiteks, et kas ta toetab konkreetse programmi sellepärast, et see on soodne talle või sellepärast, et ta tunneb, et see on hea. Et ma ikkagi tahan uskuda seda teist, aga ma ei saa muidugi kindel olla, et see nii on. Nõus, nii palun üks kommentaar veel. Jah, mul tuli seoses selle investeerimisega meelde mõned lood tõsielust, et kas siin on pankade esindajaid, ma igaks juhuks küsin. Ei ole, siis ma võin rääkida. Jah,
et ma olen kodanikuna proovinud ka olla nagu selle vastutustundlikkuse paadis ja just nimelt nagu kliendina selles mõttes reaalsetes situatsioonides siis mõjutada ettevõtteid ja küsida nende käest. Ja Swedbank on ju raha seal ja pidevalt juba 10 aastat teeb mul igast pakkumisi, et pane raha sinna fondi, investeeri sinna hoiusele ja mina kogu aeg 10 aastat küsin telleri või selle, kes ta seal on, personaalpanganduse töötaja käest, et aga kuhu te seda raha investeerite, et milline on Swedbanki investeerimispoliitika, millised on need sotsiaalse ja keskkonna vastutuspõhimõtted ja siiani ei ole vastust saanud, seetõttu ei ole ma ka sinna investeerinud. Aga järgmine lugu on veelgi huvitavam, et üks lähedane inimene läks samuti Swedbanki ja pakuti jälle pensionifondi ja siis tema küsis ka, et kuhu te investeerite ja nii, et ikka sellistesse ettevõtetesse, mis hästi kasumit toovad ja nii edasi. Ja siis ta küsis, et kas relvakaubandusse ka näiteks? Ja, muidugi. ja et sellised lood, võta või jätta. Aga mis ma tahan öelda, et minu jaoks nagu ettevõtte on vastutustundlik siis, või ma saan öelda, et see ettevõte on tõesti vastutustundlik, kui see kõige siis otsesema kliendiga suhtlev töötaja teab, milles ettevõtte vastutustundlikkus seisneb, oskab seda kommunikeerida ja on vähemalt usutav, ütleme siis niimoodi. Ma arvan, et üks selline väga hea mehhanism, millega teha, nagu ikka, raha paneb rattad käima ja üksikisikuna on meil kõigil, isegi Abramovitšil vähe raha, et palju on raha, kui me kõik selle kokku paneme ja selle asi nimi on riik. Et üks selline kitsas tee või lühike tee, mida mööda mõjutada on, et püüda tagada, et riigis jõuaksid juhtivatele kohtadele, nendele kohtadele, kus on otsustajad, jõuaksid inimesed, kes soosivad vastutustundlikkust ja teevad oma ostud näiteks raketitõrjeseadmed või tankid ostavad sellistelt ettevõtetelt, kes on oma protsessis vastutustundlikud. Või võtame mingid lihtsamad näited, et kasutavad sellist panka oma 100 triljoni hoidmiseks, mis on vastutustundlik. Et üksikisikuna on meie jõud väike, aga riik ja riigijuhtide valimine, minge valima, valige õiged inimesed. Jaa. Palun veel publiku seas kommentaare. Kui rääkida sotsiaalsest ettevõtlusest või sotsiaalsest, siis minu arvates praegu on lihtsalt see keskkond on igav. Et me peame natukene veel ootama, meil on praegu lihtsalt liiga palju loodusressursse, et näiteks ütleme Bangladeshis on praegu põhjavesi on juba 80% ulatuses reostatud ja vett on, ütleme vesi, eks ju, on ka Mehhikos näiteks väga vähe. Ütleme, kui ettevõttel on vaja puhast vett selleks, et toota oma toodet, siis kui seda ressurssi oleks oluliselt vähem, siis tekiks sotsiaalne ettevõtlus, sellepärast, et näiteks selleks, et üldse oma toodet toota, sa pead, ütleme, selle vee puhastama põhimõtteliselt täpselt sama puhtaks, kui ta oli siis, kui sa selle said, eks ju. Ütleme, et sellised küsimused on minu arvates palju põnevamad ja võib-olla sellised tuleviku küsimused. Selles mõttes on nagu sotsiaalne ettevõtlus on praegu lihtsalt, sa võid seda ju oma huviks teha, eks ju. Seda huvitab lihtsalt liiga vähe rahvast, et tõepoolest nagu juba mainitud, et kõik need meetodid, et harida iseennast, harida oma tarbijaid ja see kõik viib sinna kunagi. See on üks vana hea väide, et selleks, et liiklusvahendites toimuks innovatsioon, tuleb kiiresti kogu nafta ära põletada, sõitke suuremate autodega, siis tulevad paremad autod kiiremini. Aga tõsi ta on, et kui olukord on keeruline, siis inimene hakkab kiiremini mõtlema ja leevitabki igasuguseid innovaatilisi lahendusi, aga õnneks on jah, Eesti sellest kaugel veel. Aga samas
ikkagi üsna palju probleeme, mis võiks kirega ka sotsiaalse ettevõtluse maastikku tuua rohkem inimesi. Et ilmselt on tarvis lihtsalt rohkem sellest rääkida, tuua häid näiteid, kuidas läbi sellist tüüpi ettevõtlusvormi on võimalik ka ühiskonnas olulisi probleeme lahendada või riigile toeks olla, miks mitte ettevõtetele toeks olla, nagu seda terve Eesti teeb. Ja me ei peaks ilmselt ootama seda hetke, kui kõik on täiesti pekkis. Ei rahvatervise valdkonnas HIV, alkoholi, narkootikumidega seonduvate probleemide ega muud terviseprobleemidega meeste puhul liikumine, samamoodi toitumine. Ma arvan, et me ei peaks seda ootama, et see asi läheks nii hulluks, et see on nagu ainuke motivaator, mis sotsiaalse ettevõtluse kui valdkonna vormi nagu käivitab. Aga me peame rohkem tegelema sellega, et see keskkond üleüldiselt oleks jätkusuutlik, et ettevõtted teeniks jätkuvalt kasumit, aga teeniks seda märksa humaansemas vormis kui 30 või 20 aastat tagasi. Ja ma arvan, et meie ettevõtted ka seda pool liiguvad. Kuna meie aeg hakkab kahjuks otsa saama, siis ma küsiksingi meie panelistidelt viimased kommentaarid või soovitused, et mida igaüks meist, nii meie täna siin lava peal kui teie head kuulajad, võiksid teha selleks, et soodustada tänast ettevõtjate suuremat fookust ja keskendumist siis vastutustundlikule ja ühiskondlike probleemide lahendamisele peale selle, et me võiksime kõik sõita hummeritega. Kes soovib algust teha? No ma ei tea, kui ma alustaks, et tõesti, kui see on, ta on mingis mõttes ongi hästi personaalne küsimus või kui viia ta nagu üksikisiku tasandile, et siis ma ei tea, mina ise vaatad või kui enda valikuid teha, minu arvates on nagu oskus julgeda tehagi neid otsuseid, mida sa tahad teha, et selles mõttes, kui siin oli juttu, kui sa oled seal riiuli ees, et sa vali siis see toode, mida sa õigeks pead või tihtipeale, ma ei tea, mina märkan või küllap ka ise olete tähele pannud, et on nagu palju asju, millest inimesed räägivad, et võiks teha nii, aga tegelikkuses tehakse teisiti. Ja see tihtipeale ongi vajabki mingisugust nagu sisemist, ma ei tea, julgust või tahtejõudu, et julgegem ja tahtkem siis neid otsuseid teha. Et ma arvan, et see ongi see nii-öelda muutus, et võib ühest küljest võib loota justkui välisele survele, eks, et teeme muutusi sellepärast, et on maksusoodustusi, et see on kasulik ja võib-olla, et see pool kindlasti peaks ka juures olema, aga minu arvates see siuke enda sisemine asi, et me teeme seda sellepärast, et me tahame ja ise õigeks peame, et mulle kuidagi endale tundub see nagu mingis mõttes nagu sümpaatsem või jätkusuutlikum kui see, et see kuskilt tuleb väljast, et keegi torgib. Ja ma arvan, et siin on enamuses head inimesed ja mina loodan, et ma usun, et kui teie kõik homsest päevast alates teeksid ühe firma, igaüks, ja siis see firma oleks kindlasti vastustundlik ja see lahendaks meie probleemi ikkagi päris kiiresti, et kui meil on täna 25-24 sotsiaalettevõtted, siis peale tänast päeva oleks neid juba pea 100. Ja siis oleks olukord hoopis teine, nii et minu soovitus tegelege ettevõtlusega ja tehke seda hästi ja siis on Eestis kõik korras, ma usun. Ma arvan, et pikalt, aeglaselt ja rahulikult tehes seda rauda tuleb kaua taguda, et kasvatage tarku lapsi. Lihtsad ja konkreetsed soovitused. Jah, et raske on midagi lisada. Ma jätkuvalt kordan seda mõtet, mida ma olen täna 2 korda juba öelnud, et me ise peame tarbijatena rohkem seda pidi mõtlema, et kui me teeme valikuid, siis me teeme valikuid nende kriteeriumite järgi, antud hetkel siis, et ettevõte oleks rohkem vastutustundlik, samamoodi kasvatama enda selles ühiskonnas oma lastes rohkem neid põhimõtteid, neid väärtusi, mille järgi üldse seda tüüpi ettevõtlust ja keskkonda tekitada. Aga kõige rohkem ma tahaks ikkagi loota, et vastutustundlik ettevõtlus, ise tegemine, ettevõtlikkus, nagu siin on läbi käidud, oleks väärtus omaette, millega reaalselt inimesed tegelevad, mida inimesed hindavad nii oma käitumises kui ka oma reaalses tegevuses ettevõtjana isiklikult. Ja ma tahaks väga palju näha seda meeletut energiat, mida on ka vabakonnas, kolmandas sektoris, traditsioonilises NTÜ-des, et see kanaliseeruks rohkem
omatulu teenimisse, jätkusuutlikkusse, ettevõtlikkusse. Ma väga tahaks näha, et see lähema 10 aasta jooksul juhtub. Mina omalt poolt tänan teid kõiki tulemast. Ma loodan, et jäite aruteluga rahule. Kellel jäid veel mingid teemad südamele kripeldama, siis kindlasti ootan teid arutelu alale. Loodetavasti ühineb meiega ka mõni panelist. Tänan ka omalt poolt paneliste ja suur-suur aplaus teile kõigile minu poolt.